Muutuste lainel oli seekord see Tallinna ettevõtluspäeva teema, sest ettevõtjad on olnud sunnitud oma tegevuse ja turundusstrateegiad üle vaatama, et koroonatingimustes ellu jääda. Ringmajandusvaldkonnas tegutsevale uuskasutuskeskusele on kriisiperiood andnud tõuke nii kogumismajade paigaldamiseks üle Eesti kui ka e-poe avamiseks. Alati igas kriisis on ka võimalusi. Nii oleme ka meie üritanud leida neid uusi lahendusi, et kuidas uues olukorras hakkama saada. Ka mujal maailmas tuntus kogunud saunade ja majade tootjale Iglupark on kriis hästi mõjunud, sest inimeste koju jäädes kasvas ka nõudlus majade järele. Mingil hetkel meil tekkis kiire otsus, et kas nüüd või mitte kunagi, ja siis panustasime hästi tugevalt turundusse. Tegime väga suured turundusinvesteeringud ja tundus, et see oli nagu õige otsus, et inimesed olid tõesti kodudes ja siis kuidagi ma arvan, et see mõttemall ja kõik see nagu muutus. Minu arust see koroonaaeg praegu aitas seda, et ta sundis meid tegema tohutu hüppe digitaalsetele lahendustele. E-poed, kojuvedu, hübriidkoolitused või online-koolitused ja kohtumised ja kaugtöö. Kõike seda see tänane koroonaaeg toetas kõvasti, aga ma ei ole kindel, et see on see, mis jääb. Tallinna ettevõtluspäeva eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalus kogemuste vahetamiseks, sest Tallinn on endiselt koht, kuhu on kogunenud suurem osa kogu piirkonna ettevõtlusest. Ettevõtjad otsivad siit inspiratsiooni, otsivad teiste näiteid, praktilisi kogemusi, sellepärast et meie partnerid, kes selle päeva jooksul üritusi korraldavad, näitavad ettevõtlust väga erinevate nurkade alt. Tegelikult meie ju põhiline sõnum on see, et tallinlased on ka täna üsna ettevõtlikud, aga et seda ei ole kunagi nagu liiast, et õhutada sellist ettevõtlikku vaimu, utsitada takka inimesi julgema võtta ette. 30. septembril tunnustatakse aga Tallinna tublimaid ettevõtteid ja ettevõtluse arendajaid ning antakse üle tänavused Tallinna ettevõtlusauhinnad.